Ma räägin lastefondist, siis ma räägin alati, et meie teeme nii ja naa ja nagu see on nii kuidagi, me oleme kokku kasvanud lastefondiga, et ma ei suuda vahepeal identifitseerida iseennast ja lastefondi eraldi. Tegelikult on lastefond minu jaoks saanud nii isiklikuks ja nii südameasjaks. Ma kujutan üldse ette, et milline mu elu ilma lastefondita oleks, see on natuke hirmutav. Ja ma tulin lastefondi vabatahtlikuks, sest ma tahtsin minna haiglasse lastega mängima. Ma olen olnud lastefondis 6 aastat ja ma ei ole lastega käinud haiglas mängimas. Lastefond nagu ikka väga tugevalt nagu minu igapäevaelus sees, et nagu ilma selleta ei olnud üldse, et mul juba kõik sõbrad ja vanemad ja kõik olid juba, et kas sa ise ka nagu aru saad, et miks sa seda teed või nii palju aega nagu raiskad sellele nii-öelda tasuta tööle. Ja kui ma ämmaemadeks õppima läksin, siis oli ju ka sissesaamise intervjuu ja kõik ja ma mäletan, et seal kuidagi nad küsisid ka ilmselt need õppejõud, et millega ma siis muidu tegelen ja ma ikka mainisin seda lastefondi asja ära ja mõtlesin, et äkki ma sellepärast nagu saingi sisse, et ma umbes lastefondi vabatahtlik olen, et see on ju kõik nii seotud ka, et kõik nii palju seadmeid ja igasuguseid tekke ja kardilaid, mis sünnitusmajaski on või lasteintensiivosakonnas, kus ma praegu töötan, on kõik lastefondi kleepse ja asju täis, et selles mõttes on ikka seotud. Aga noh, ma ei kukku niimoodi kekutama, et see on lastefondi kleeps ja mina panin selle kleepsusi aparaadi. Siirast tänutunnet, ja sellepärast ma ütlen, et see lastefondi tegevjuhi töö on üks selline töö, kus ma arvan, et 90% ametites sa ei saa sihukest emotsiooni, et see lihtsalt tuleb, see on lihtsalt tõesti see siirast tänutunne, mis inimestel on, see on tõesti see, kus sa tunned, et jah, ma tahan seda tööd veel teha, see on lihtsalt nagu, et see tõesti nagu väga-väga võimas. Ma sain teada, mis laadne töö on minu jaoks ideaalne. Ma arvan, et ilma lastefondita ma kindlasti ei oleks seal, kus ma täna olen. Sajad projektid, mis meist on läbi käinud, on olnud kõik hingelähedased ja annaks omaline mõistust ja jõudu teha ka tulevikus neid õigeid valikuid kõigi nende projektide vahel, mis meil taotlustena tulevad. Ega see ka lihtne ei ole olnud ikkagi päris suuri tragöödiaid läbi lugeda, neid mõista proovida ja siis jõudumööda õlga alla panna. Mis hingega on neid projekte vaadatud ja neile kaasa elatud kõigi puhul. On väga tõsiseid ja kurvi tragöödiaid, lugusid lastest ja peredest, kes siis ei ole sellise võib-olla tavapäratu meedia tähelepanu alla sattunud ja kus on olnud võib-olla seda südamega märksa rohkem. Kõige parem on võib-olla, kui me väga hinge ei võta neid asju, sellepärast siis võib isegi vale otsuse teha. Ei saa kunagi öelda, et see ei puuduta. Ja neid on sajad lapsed, kelle nimed on läbi käinud aastate jooksul ja nende rasked elulood ja perede rasked elulood ja nii edasi. Siin lastefondis kõik need lood, et need on nii kurvad, aga ei tohi lihtsalt väga endale seda sisse lasta, et nii-öelda koju kaasa nii. Kuigi lastefondi ma ikka koju kaasa, aga see ei ole päris see. See aitab olla kursis ja seotud kogu Eesti eluga täpselt nii, nagu ta on. Et me näeme kõiki neid lugusid, inimeste ja perede saatusi mõnes mõttes, neid muresid ja rõõme. Tihtipeale rohkem muresid esialgu, millest me loodame siis natukene tuua alati lõpuks välja ka rõõmu. Iseenesest kõik need lapsed puudutavad hinge, et ma kannan neid iga päev südames. Siis külastada kliinikut ja näha neid väikseid, täielikult saamatud väiksed lapsed. Kui näha, kui nende südad lõid tõksusid seal
see oli tänu kõigi selle eest. Umbes 200 grammine, no tõesti ülipisike. Ja see oli väga emotsionaalne minu jaoks ja tõesti mul on see pilt siiamaani silme ees. Et nendest on väga suur tõenäosus, et nendest pisikestest väikestest lastest saavad väga tublid koolilapsed ühel päeval. Et sa said nagu kedagi siukest nii pisikest aidata, kes tegelikult ei saa ise mitte midagi ära teha. Ma olen õppinud märkama. Juba siis pani väga palju mõtlema sellele, näiteks kui habras on elu ja kui palju on ikkagi vaja väärtustada arstide tööd, kui palju on vaja iga väike inimene, kes meile siia Eestisse sünnib, kui palju vaja on tema eest hoolitseda, tema tervise eest hoolitseda, kuidagi aukartust elu eest suurenes. Sa pead nägema kogu ühiskonda tervikuna, mitte ainult seda ilusat ja seda tihti fassaadi poolt, mida tahetakse siin eriti pildi taha müüa edasi näidata. Et see ei ole süsteem, mis parandab inimest, seda konkreetset eile sündinud inimest, vaid et tõepoolest ongi tähtis, kuidas ta oma elu alustab ja see on tema elu, tema keskkond, elu sellest nullist, sellest pisikesest nullist, mis pigem on isegi miinus, et sellest niimoodi alustada, et sellest tuleb ilus elu. Ja tihtipeale on annetajad need, kes ise on ligidalt näinud raskusi. Kurb on see, et kui sa väga viisakalt ja nurga taga ja sellises korrektses A4 paberis ulatad kellelegi mingi lehe paluda annetust, siis see kahjuks ei tööta. Sa pead suutma tekitada ühiskonnas mingisuguse resonantsi ja mingi vastukaja ja tuua need reaalsete inimeste lood välja, ehk siis meil reaalsete laste lood. Ei saa kunagi mõõta, keda on rohkem aidatud ja keda vähem, sest see abi oli sellele üksikule väiksele lapsele vaja ja seda ei saa võrrelda selle teise abiga. Kas oli suurem, kas oli kallim, kas oli tähtsam, seda ei saa niimoodi mõõta. Aga see tähtis ei ole õieti, kui kallist ja kui suurt abi üks üksik laps sai. Tähtis on, et see abi on adekvaatne ja aitab seda last sellel olukorral ja me ei hakka võrdlema. Tunnet sa kirjeldada. Seda tunnet tunneb iga inimene, kes on aru saanud sellest, et tegelikult andmisrõõm oli suurem rõõm. Et see on iga inimese nii-öelda sisetunde küsimus ja igaüks tunneb seda eri moodi. See mõtlemine inimestes, et tegelikult ka anda on nagu väga oluline, mitte ainult võtta. Üldse terve ühiskond järjest rohkem ju mõtleb sellele, et tegelikult et peaks rohkem ära andma kui see, et ma nagu hoian enda poole. Mina ennast ei tea selleks inimeseks, kes läheb, annab sandile, paneb raha, mina olen selline pigem sellise luterliku mõttelaadiga inimene, et tuleb ikka anda õnn, mitte kala. Midagi ei olegi tegelikult elus midagi olulisemat, tähtsamat, kui sul on käed, jalad terved ja silmad näevad, kõrvad kuulevad ja nupuke nokib ja need on tegelikult väärtused. Tegelikult number 1 on ikkagi elus on tervist tegelikult. Kui see on ikkagi korras, siis tegelikult on patt üldse millegi nuriseda tegelikult. Selliste laste vanemad on tihti kõige päikselised ja kõige vapramad ja kuidagi see on hästi emotsionaalselt alati hästi raputav. Kuidas ma vaatasin neid naisi, siis ma proovisin ise samastuda ja ma sain aru, et mina ei oleks nii tubli kindlasti mitte mingil juhul. Et kuidas need inimesed nii tugevad on, et lihtsalt suudavad nagu sellest rõõmu tunda, et ta ikkagi vahepeal saab duši all käia, et keegi tuleb, naabrinaine tuleb korraks külla, et ta saab ikka duši all ära käida. Aidata ka neid vanemaid, kes tegelikult on otsustanud oma elus ühendada 24/7 oma haigele lapsele ja ükskõik kui armastav lapsevanem sa oled, sa vajad oma
nädalalõppu ikkagi ainult iseendal ühel hetkel või pisukenegi puhkust. see aitab hoida lihtsalt inimlikku sidet ja näha, kuidas inimesed saavad hakkama juhul, kui saatus on mänginud neile kätte sellised kaardid, et nende lapsel on näiteks väga raske haigus. Et see on alati inimlikult liigutav ja mõnikord on meil ka kui nõukogus on arutelud sel teemal, et kuidas ühte või teist last toetada, et siis lihtsalt kurb lugeda seda kirjeldust. Kõige rohkem teeks mul rõõmu, kui me saaks tegevuse lõpetada, kui meil ei ole vaja seda.